Igaüks meist ju tegelikult taotleb paremat elukvaliteeti ja igaühes meist peitub ka meedium ja meil kõigil on võimalus neid meediumi andeid võimendada. Et kuidas seda teha, me tegelikult ka tutvume toidu valmistamise kunstiga, tervisliku elustiili kunstiga ja muidugi teadliku toitumise kunstiga taaskord, sellepärast elu on üks suur kunstiteos, mida me siis igapäevaselt loome. Aga mis see tervislik toitumine siis on, et ühele sobib üks, teisele sobib teine, ühele inimesele maitseb üks asi, teisele hoopis see ei sobi. Aga teadlik toitumine ongi see, et kui sa oled kohal, sa tunnetad, kuidas see toiduaine su kehale sobib ja pluss hästi põnev ja jätaks siia ka veidikene salapära. Meil ongi siis abiks teadliku toitumise sellise õige kunsti loomisel ka meediumid, kes siis annavad oma panuse ja oma teadlikkuse, kuidas miski toiduaine just kehale sobilikum on. Ja kuidas siis toimib näiteks mingisugune taim meie organismis, mis on see mineraalne tasand või milliseid vitamiine ta sisaldab, et seda on kõike võimalik keemiliselt, füüsikaliselt ka lahti väga ratsionaalselt seletada, aga just see, kuidas ta mõjutab inimese keha sellistel kõrgematel tasanditel, vot sellest just meediumid seda taime infot tuues seda kõrgemat teadlikkust sellel toiduaine kohta ja jagades siis seda meiega ja seda on väga põnev kuulata.